Tere tulemast vaatama uut Vlogmassi osa. Selles osas siis ma näitan teile, kuidas ma teen pepupesu meie uuele Texel meriseale. Tal oli tõesti pepu väga koos kaka pissiga ja seetõttu ma ei saanud väga kaua oodata selle pesemisega. Et pidin selle ikkagi üsna ruttu ette võtma ja seal ma näitasin ka siis vahendeid, mida ma kasutan. Ja siis näitasin korraks ka seda kammi, et see on selline kamm, millega tegelikult siis selliseid krussis merisigu peaks nagu kammima. Puding on muidugi praegu nii beebi peal, et tal ei ole seal midagi nagu kammida, aga tulevikus siis pigem sellise laia piiga kammiga. Ja see pepupesu on tõesti vajalik, kui on ikkagi nii määrdunud karv, sest see määrdunud karv võib tekitada nahaprobleeme, infektsioone, asju, et tegelikult ei tohiks neil lasta pepul selliseks nagu minna. Ja seetõttu ma ka selle pesu ette võtsin, see ilmselgelt tekitab neile stressi, see ei ole meeldiv, tema ei ole meil ju veel niimoodi harjunud väga ja kõike, aga kui on valida see, et kas tal jääb see tagumik nüüd selliseks või ma teen selle olukorra natuke paremaks, siis ma ikkagi valisin selle nahatervise sellel hetkel. Ja selliseid pepupesusid üldjuhul peab pikakarvalistel merisigadel kindlasti tegema tihedamini, aga selle vastu aitab see, mida ma ka pärast näitan, ongi see tagumikukarvade hoidmine siis lühemana. Et kui te näete pilte merisigadest, kellel on pikad karvad, siis nemad üldjuhul need karvad seotakse siis kinni tupsukestega ja asjadega ja neid hoitakse siis näituse põhimõttel sellise hästi-hästi pikana. Aga kui sul endal on kodus pikakarvaline merisiga, siis tegelikult on vajalik iga 3-4 nädala tagant need pepukarvad lõigata lühemaks ja ülejäänud karvu siis trimmida. Et eks ma seda kindlasti tema puhul saan tulevikus ka näidata. Aga praegu on ta veel nii beebi, nii et see pepu on see oluline koht. Nüüd mina tegin siis tal selle peamise pesu sellises vannikeses, mis mul ongi ostetud eraldi siis merisigade pesemiseks ja ma loputan praegu teda siis kraani all, aga ta üsna ikkagi kartis seda, nii et edaspidi ma teen nii, nagu ma teiste merisigadegagi olen teinud, et ma võtan tassikese, vahetan selle vee ära ja siis tassiga valan peale ja loputan ära. Aga kuna tema tõesti oli väga must, siis ma mõtlesin, et nii ma arvan, et ma saan kõige kiiremini nagu ta puhtaks. Teine asi on see, et tema on veel pisik, et ma saan teda niimoodi ühe käega nagu hoida ja toetada selle juures piisavalt, aga kui ta kasvab ikkagi päris suureks, siis ongi see, et ma ei saa teda nagu vannist niimoodi ära tõsta, vaid ma pean teda pidevalt 2 käega toetama ja siis on ka see nagu tassi variant parem, et ta saab pepu olla vanni sees ja ma saan siis tassiga teda loputada. Lisaks sinna vanni ma olen üldjuhul pannud sellise pisikese rätiku, et tal ei oleks nii libe jalgadel siis. Nii. Ja siis on tal vähem libe. Ja kõige olulisem on teha siis hästi-hästi kuivaks see karv. Nii mul on koer siin juures, nii et kui on mingi hingamise hääli, siis see on meie koer siin kõrval praegu mul, kui ma lindistan seda. Nii. Ja siin on näha, et ta väga-väga kordab ja mul on nii kahju, et niimoodi kordab. Aga midagi pole teha, et tõesti see pepu oli väga-väga must. Ja ma kuivatan võimalikult palju ära. Muidu oleks hea ka fööniga üle lasta, aga kuna see on tema esimene pesu, ta kardab, ma ei hakanud teda fööniga dramatiseerima ja tema karv on veel äärmiselt, ta ei ole nii pikk, et ma sain ikkagi ta väga kuivaks lihtsalt rätikuga ka. Ja õrnalt ma tupsutan pigem, ma nagu väga tugevalt ei hõõru. Tegelikult, et üritan nagu tupsutada, hõõruda niimoodi õrnalt võimalikult, et saaks hästi kuivaks, et ei tohi neid kindlasti väga märjalt niimoodi puuri tagasi panna. Ja jalad ka puhtaks on ja siis tal tõesti oli nagu kõik siuke kakane määrdunud, et kasvatajad üldjuhul peavadki neid ikkagi saepuru peal ja kui mu esimesed merised mulle ka tulid, siis nad olid ka, jalad olid siuksed tõesti kakased ja nii edasi, et fliis allapanu peal tegelikult ei teki üldse selliseid probleeme. Et nad ei saa selliseks kakaseks, aga liivakastis nad ikka käivad ja pikakarvalised merisead, neil see karv ikkagi läheb pissiseks, kakaseks ja seetõttu ongi oluline see hoida lühikesena ja seda lõikamist ma siis ka kohe varsti näitan.
ma alustan siis karva lõikamisega. Ütlen ausalt, väga kartsin seda teha, see on mu suurim hirm olnud, kuidas ma sellega hakkama saan. Tema ilmselgelt veel kardab, ta on väga paigal, nii et tegelikult seda oli nagu kerge teha, aga oluline on jälgida, et ei lõikaks meriseale sisse, ei lõikaks kuskilt tema, ütleme, kui on isased merisead on ju, siis neil on need munandid seal taga ja nii edasi, et pigem siis ikkagi varuga ja mida rohkem õpid järjest tundma, kust meriseal mingid asjad on, et teine asi ongi see on põhjus, miks pikakarvalist merisead tegelikult kindlasti ei sobi laste lemmikloomaks, et see on vaja ikkagi täiskasvanud inimesel rahulikult, ettevaatlikult sellist asja teha. Et jah, ja vajalik siis vaadata, et kindlasti jalad, kõik asjad, et millegile sisse ei lõikaks ja seetõttu ma ostsingi talle eraldi sellised turvalised käärid, mis on tömbi otsaga, et juhul, kui ta isegi liigutab, siis ei lähe kuskile talle niimoodi vastu, aga ilmselgelt, et kui ta liigutab, et siis ei tohigi seda lõiget nagu teha. Et jalakesed asjad, et temal on kõhu all ka päris pikad karvad, et mul on siuke tunne, et mõnedel tekselitel kusjuures kõhu all karvad ei kasva pikemaks, nii et eks ma tema puhul seda näen, kuidas temal nagu kasvama hakkavad. Aga kõige tähtsam on saada see, merisigadel on üsna hästi tegelikult näha, kus neil see kaka välja tuleb, kus neil see pärak on, emastel siis eriti, et siis see osa sealt saada puhtaks ja siis see pissi väljatuleku nagu koht ka, et ja kui hoida see lühikesena, siis ei olegi tegelikult vaja neid nii tihti pesta, ei teki neil mingeid siis probleeme. Et tekselmerisead on lokis karvaga merisead, neid tegelikult ei ole vaja kammida iganädalaselt, neid on vaja nii-öelda sõrmitseda läbi, ehk siis minu puhul mul endal on loomulikult lokis juuksed ja tema karvahooldus saab olema üsna sarnane minu juuste hooldusega, et kui mina ka lihtsalt harjaga ennast kammin, siis ma olen nagu hari põhimõtteliselt, et ma ei saa juukseid näiteks lahti hoida, kui ma olen lihtsalt kammiga üle käinud peale pesu, et kui ma teen sellise korrasiliku lokihoolduse, siis on natuke teine asi. Ehk siis selles mõttes ma teadvustan seda ja kavatsen ka tema puhul neid asju jälgida ja et kindlasti jah, merisead võib-olla korra aastas ikkagi on vajalik siuke täispesuga teha, siukseid pepupesusid on pikakarvaliste merisigadega vaja teha tihedamini kui lühikarvalistega. Põhiline ongi see, et nad ei ole loomupäraselt tegelikult mõeldud olema nii pika karvaga, nad ei saa ise selle hooldamisega toime ja seetõttu me peame neid aitama. Aga ta oli väga tubli, ta kindlasti kartis väga palju, mina kartsin ka ma ei tahtnud talle sisse lõigata kuidagi ja kindlasti see võttis mul üpris kaua nagu selles mõttes aega, et jah, ja ma mõtlesingi just praegu, kuhuni ma täpselt lõikan ja nii edasi, aga see tagumiku osa sai tal ilusasti nagu tehtud, ma alati ennem kui ma kuskilt lõikasin, vaatasin, et seal ei ole midagi mida ei tohiks lõigata ja nii edasi, et lihtsalt rahulikult katsetada, proovida ja pigem siis jätta varuga, et ma tean, et kes on pikemat aega omanud juba pikakarvalisi merisi, kui nad suudavad üsna hästi siukse ilusa lühikese lõikuse juba teha ja niimoodi, aga ikkagi 3 nädala tagant on vaja see lõikus ette võtta. Pepukarvad lühikeseks, ülejäänu võib jätta pikemaks ja siis on meriseal palju mõnusam ja parem olla. Aga võite siis veel edasi vaadata, kuidas mul see lõikamine läks. Aitäh, et sa seda videot vaatasid ja näeme juba homme.